Tere kõigile minu poolt ka, ma olen Eneken Laanes, olen Tallinna Ülikooli kirjandusteadlane ja kultuurimälu uurija ja mul on väga hea meel, suur rõõm ja au juhtida siis täna filmijärgset vestlust režissööri, ajakirjaniku, kirjaniku Imbi Pajuga ja kirjaniku Lili Luugiga. Ja täna sellel aastal saab see film ju 20-aastaseks, esilinastus 2005 ja võib-olla me räägime ka selle filmi tegemisest kindlasti, aga võib-olla ma alustaks küsimusega selle kohta, et mida see film tähendab sulle täna, et see poliitiline kontekst on ju täiesti muutunud selle 20 aastaga, et 2005 ju see film eelkõige tõi esile mälestused minevikust ja siis me arvasime, et nad ongi jäänud minevikku, aga nüüd me teame, et see nii ei ole ja uued vägivallalained on maailmas ja mida see film sulle endale tähendab nüüd? No tookord, kui ma alustasin selle filmiga, siis ma olin läinud Helsingisse õppima 90. alguses ja see, mis mind, ma tulin ikkagi Nõukogude Liidust ja ma arvasin, et meie naabrite juures ja läänes üldse kõik teavad, mis on Nõukogude Liit, aga vähemalt ülikooli maailmas ja haritlaste maailmas tihtilugu oli see, et seal oli ikkagi selline Nõukogude narratiiv, muidugi tavalised inimesed ja enamus inimesi teadis, aga selline eliit, kes mõjutas avalikku arvamust, see oli nii ja naa, see oli ikkagi, tulid näiteks 93. aastal oli Helsingi Sanomate juhtkirjas, et Balti mõrtsukad ja nad ei sobi Euroopa Liitu ja nad on fašistid ja natsid ja kuna ma olin õppinud klassikalist laulu ja laval olnud ja julge ja idealist, siis ma läksin lihtsalt ja kirjutasin vastu ja see ka avaldati. Nii et minu kogemus, see, miks ma lõpuks jõudsin selle filmini, oli see, et teha midagi, et need asjad ei korduks. Aga see, mis täna on, siis see on kõik nagu jatkunud, et kui tookord ma sain väga palju materjale Venemaalt, Memoriaaliga tegi väga palju koostööd, need arhiivimaterjalid, need pildid ka, millest me siis ilmselt hiljem räägime, et need tulid kõik sealt, nii et ma tegin mul oli isegi tegelikult Vene nende mälu-uurijatega palju toredam koostööd teha, see tegelikult kõik Soomes puudus. Et Soomes oli rahuliikumised, mida Nõukogude Liit rahastas ja selline, nii et seal oli nagu selline suurem usk Nõukogude Liitu või õieti ei olnud seda sõnavara või ei olnud juletud rääkida. Nii et aga siis tänaseks Memoriaal on siis saanud sildi välismaa agent, seal on jälle Gulag, paljud on laagritesse vale süüdistustega, paljud ajaloolased, teadlased põgenenud läände, see on üks asi. Ja see, mida me näeme Ukrainas, et see, kui inimesed ei tee oma ajalooga tööd ja see ajalooga töö on väga-väga raske, see on isegi, see on tegelikult ka demokraatias ja vabaduses raske, sest mida ma tookord ei teadnud, see ikkagi loob selle olukorra võitle või põgene natuke, sest et kõik ei too sulle roose ja et empaatia on selline labiilne tunne, et sellega peab tegelema kogu aeg. Nii et mul on nagu selles mõttes on hea meel, et see film on kõnetanud rahvusvaheliselt palju, ma olen sellega käinud Euroopa, Aasia, Põhja-Ameerika, Iisrael, kus kohas, aga kurb on see, et see võib-olla annab aimdust sellest kurjuse käekirjast, inimsuse pimedast poolest,
mille lõi Freud, Sigmund Freud lootis, et tulevased põlvkonnad suudavad sellel kaane peal hoida, aga praegu nii ei ole läinud, aga lootus on ikka see kõige olulisem asi, nii et jah, et kahjuks nüüd see muster siin kõige lähemal kordub Ukrainas ja see, mis Venemaal toimub, et kõik need toredad inimesed, kellega ma tegin kunagi koostööd, ka siis ma ei teagi, kus nad on ja nad on peidus. Aga siiski ma avastan neti kaudu, et Memoriaal ikkagi jätkab seda mälutööd, kust kohast nad seda siis teevad, seda ma ei tea. Lilli, millal sina seda filmi kõigepealt nägid ja mis sinule see on tähendanud? Jah, ma hakkasin mõtlema, millal see võis olla ja ma tegelikult jõudsin järeldusele, et esimesena mina lugesin hoopis raamatut. Ja see lugemine sattus sellisesse ajajärku, kus ma hakkasin tegelema sellega, mida siin filmis ka Imbi ema ütles oma ema kohta, kõige raskem, mis on teadmatus. Ja kui ma sain aru, et ka meie suguvõsas on see teadmatus olnud pikka aega selliseks raskeks koormaks ja taipama, mida see tegelikult tähendab ka mitmele põlvkonnale, minu emale ja tegelikult ka minule. Ja siis ma jõudsin nende teemade juurde, otsides tegelikult siis endale lähedaste inimeste kohta. Ja mulle väga loomulik tundus selle raamatu formaat, sellepärast, et sellel hetkel ma tahtsin tegelikult teada, mis juhtus konkreetse inimesega ja kuidas see võis juhtuda tema vaatest. Ja seda on tegelikult väga raske saada kätte lihtsalt lugedes ajalooraamatut. Ja selle raamatu formaat oli just selline, et ma arvan, et ma sain ka enda vanemate sugulastega kuidagi teistmoodi kontakti ja võib-olla teistmoodi neist aru, et just see, kuidas läheneda sellele teemale. Sellele lähenemine siin ka filmis tuli välja, et see peab olema väga ettevaatlik. Et ma arvan, et mind ennast ka, kui see huvi tekkis, siis alguses tabas mind selline hasart, kui lihtne on. Ma saan ju need dokumendid välja otsida, ma saan kõigile teada anda, mis tegelikult juhtus, seal ei ole midagi keerulist, et see, et nemad ei julgenud 50 aastat seda otsida, mul on see lihtne. Aga ma sain väga ruttu aru, et see ei ole lihtne ka siis, kui ma olen need faktid nagu kindlaks teinud. Et tegelikult see, mis sealt edasi tuleb, see on selline koht, kus peab olema väga ettevaatlik ja õrn, sest et see on inimesi väga pikka aega väga tugevasti mõjutanud. Et ma arvan, et jah, ja filmi ma vaatasin siis juba natuke hiljem. Ausalt öelda, kui ma täna tulin, siis ma tabasin ennast tee peal mõtlemast, et ma ei taha seda filmi vaadata. Sellepärast, et tõepoolest, et selle tähendus see on ajas kasvanud. Ta on praegu võib-olla veel olulisem, kui ta oli 20 aastat tagasi. Et mõnes mõttes selles ei ole nagu head, aga teisest küljest ka on, et ta on selline film. Sa mainisid tegelikult midagi, mille kohta ma plaanisin järgmisena just küsida, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis tegelikult 2005 see film esilinastus just siin samas ruumis, mina nägin seda siis kohe siin. Ja ma mäletan, et Viivi Luik kirjutas ka arvustuse Eesti Ekspressis just öeldes, et see oli täielik šokk temale ja esimest korda ta sai aru, mida need repressioonid tegelikult meie rahvale tähendasid ja kultuuriuurijana, kui ma seda siis hiljem lugesin, seda arvustust, siis mulle
tundus see imelik, et 15 aastat, vähemalt 15 aastat olime selleks ajaks ju tegelenud juba Nõukogude repressioonidega, elulugusid oli kogutud, avaldatud, et see oli juba käinud ikkagi pikka aega, aga tegelikult ma ise siis oma artiklis, mis ma olen kirjutanud sellest filmist, ka tegelikult pakun välja, et see Imbi Paju lähenemine on ikkagi väga eriline just selle teise põlvkonna viisi tõttu, kuidas siis asuda neid teemasid uurima, millele Lilli juba viitas. Et holokausti mälu kontekstis on kultuurimälu-uurija Marianne Hirš pakkunud välja sellise mõiste nagu järelmälu ja see on just ta märkas, et 70ndatel aastatel siis teine põlvkond, kelle vanemad olid siis tegelikult need repressioonide ohvrid olnud, hakkasid siis kunstis, filmis, kirjanduses uurima seda oma vanemate kogemust just selle tõttu, et otse vanemad tegelikult nendest ei rääkinud ja nii tegelikult Imbisu film ka ju algab. Et kas sa räägiksid just sellest raskusest, millele Lilli ka viitas, et su ema ja tädi ju kordavad läbi selle filmi, et tegelikult üldse ei taha sellest rääkida sulle, et kas see oli ka raske, kas sa pidid sundima neid ja millised su dilemmad olid sellega seoses, et nad olid mingis mõttes ka sunnitud, eks ju, sellest rääkima selle tõttu, et sa otsustasid selle filmi teha? Ja see oli tõesti, see oli väga raske protsess, et see oli palju raskem, kui ma seda ette kujutasin, et ma olin saanud kunagi tõuke Tiina Kirsilt, kes tuli Eestisse, professor, pagulaseestlane, ja ma õppisin tookord humanitaarinstituudis ka, kes andis tegelikult nagu esimesed tööriistad ka sellist lugu nagu oma rahva minevikku vaadata, nii et kui ma seda filmi hakkasin tegema, siis ma natuke konsulteerisin temaga. Aga see, mis algul ma tegin nii, et ma kirjutasin vist mingid 5 käsikirja ja põhi nagu rahastaja või oli Soome riigitelevisioon Yle, kelle siis Yle dokumentaalfilmi projekti juht Iikka Vehkalahti ütles, ja sa oled teinud väga head tööd, sul on väga palju ajaloolisi teadmisi, aga sa pead minema ise sinna filmi ka sisse, et see lugu peab avanema üksikinimene on tähtis, selle üksikinimese üldisele ja see oli esimene nagu takistus, sest filme oli tehtud ja raamatuid oli kirjutatud, aga minna sinna valu juurde ja minna ise ka sinna. See tundus mulle alguses täiesti võimatu. Aga siis need inimesed ka ikkagi, nad on ju pinnapealselt rääkinud, aga need hästi sügavad valulood, näiteks, et sa pead ülekuulajates alasti seisma või neid lugusid oli mitmeid, mis ma algul mõtlesin, et ma panen filmi, aga siis, kui ma hakkasin seda materjali läbi vaatama, siis vaikuse hetked olid palju sügavamad seal, kus sõnu ei olnud. See, mida sa saad filmi kaudu näidata. Nii et ma tegin seda kokku 5 aastat ja see ei olnud nagu lihtne, et näiteks ütleme naised, keda karistati ka seoses metsavendlusega, kes ise metsas ei olnud, 48. aastal tuli see paragrahv 59, seal olid mingisugused punktid veel ja see oli siis nagu bandiitide paragrahv. Ja kui ma läksin Riigiarhiivi, siis seal oli siis selline dokument, et siis need ei olnud, vist osa oli, aga ei nagu ei kuulugi rehabiliteerimiseni ja siis ma olin sellest väga-väga šokeeritud ja see veel 2005. aastal, kui ma rääkisin endise prokuröriga, läksin temaga rääkima sellest, kes oli ka nõukogudeaegne prokurör ja ta ütles, see tuleb kõik uuesti kohtusse anda ja siis otsiga tunnistajad, et teie ema ja tädi ei olnud terroristid või bandiidid. Nii et niisugune asi veel 2005. Nii et õnneks tollal oli juba olemas see
inimsuste vastaste, mis Lennart Meri oli loonud, inimsuste vastaste sõjakuritegude uurimuskomisjon ja seal tegi kaastööd ka Enn Sarv, kes oli ise olnud siis Stuthofi koonduslaagris ja Gulagis ja tõesti Eesti-aegne aritlane ja jurist ja nii edasi. Nii et tema tõstis need teemad esile, nii et lõpuks mu ema ja nad said ka represseeritud tõendi. Aga selliste asjade vastu nagu põrkumine ja teatud ka ükskõiksuse vastu, et mis me ikka nagu urgitseme ja see on juba minevik ja ärme tegeleme nende asjadega. Et ja siis need väga isiklikud, väga valusad lood, mis osa on raamatus ja raamatus ma kirjutan ka, et kõigest ma ei saagi ja kõike ma ei tahtnudki teada, sest kõige teadmine võib teha hulluks, et see on liiga raske kanda. Et kui ma seal Patarei vanglast ka ära tulin, ma tegelikult viskasin need riided minema, kui ma esimest korda käisin seal. Mul oli lihtsalt nii õudne, räpane tunne sellest kõigest ja veel ettekujutus, et mu ema on seal olnud. Nii et see oli ikkagi väga raske ja väga valuline, kui sa küsisid, et kas pidi nagu ka sundima, et ema tegelikult ei soovinud alguses, aga kuna mul oli nagu Soome-Eesti koostöö, enamus töörühmast oli naised, siis oli ka nagu võib-olla turvalisem teatud asjadest rääkida. Nii et siis ma ütlesin, et kõigepealt esietendus või esilinastus tuleb Soomes ja siis võib-olla, et see väljaspool tuleb heakskiit, sest kui ei ole räägitud, sa ei tea, mis teised arvavad või seda arrogantsust oli piisavalt palju ka meie ühiskonnas, et ära tee ajaloost vesist või sa ei ole Eesti riigi prioriteet oma töö ja filmidega. Et mitte teisejärgulised inimesed ütlenud seda, vaid tihti mõnikord mõned inimesed, kel ühel või teisel viisil oli võimu. Et aga ikkagi film lõppkogus võeti väga hästi vastu. Nii et kas ma pidin sundima, et nagu mu tädi lihtsalt, ema ütles, et ta siis on nõus, et proovime, vaatame, mis sellest tuleb ja siis mu tädi ütles, et ta ei saa, nad kaksikud on kogu aeg koos olnud, et nad tõesti juba vanad inimesed, nad isegi väga tihti riietusid ühtemoodi kuni elu lõpuni. Tädi mul surnud, aga ema on praegu 95. Aga ikkagi nendel olid nagu sarnased riietused, siis nad ei tohtinud teineteist nagu jätta hätta. Nii et siis see läks niimoodi, aga siis muidugi oli nii, et esiletendus oli Soomes kõigepealt esilinastus ja see võeti tõesti, see oli nagu tohutult hästi vastu, aga siis oli järgmine päev oli Tartu või Tallinnas ja siis oli selline Postimehes oli väga hästi kirjutanud, aga üks artikkel oli valusate mälestuse pantvangid, kellele seda lugu vaja on, et on piinlik vaadata, kuidas ta ütleb, et tädi ütleb, et ta pidi ülekuulajates alasti seisma. Nii et sellel hommikul, kui see lugu tuli, siis mu tädi oli täiesti šoki seisundis, nad ütlesid, et nad esilinastusele ei tule. Nii et Vivi Luik pidi helistama, kes oli neile, keda nad ei tundnud, aga nad austasid väga tema loomingut, nii et siis Vivi rääkis nendega ja siis nad tulid ja siis esilinastus läks väga hästi ja inimesed olid empaatilised. Nii et jah, et see teekond ei ole olnud väga lihtne seda mitmes mõttes, aga siis, kui ma tagantjärgi mõtlen, et ma olen sellega nii palju maailmas käinud, et siis kuidagi see Taiwanis ma tajusin seda, et ma mõtlesin, miks mind on sinna filmifestivali kutsutud, aga siis tuli välja, et nendel on täpselt sarnased lood seoses Jaapaniga. Ja siis tegelikult nad võtsid selle filmi nii hästi vastu, et kui ma sealt ära läksin, siis ma mõtlesin, et Taiwan on nagu väike Eesti, et see tekkis väga suur lähedus nende inimestega, et kui inimesed saavad näha seda pimedat poolt, kurjust, mis meis on, aga mis pole leidnud sõnu.
No ja osaliselt sa tegelikult puudutasid ka seda teemat, mis ka selles arvustustes vahetult pärast esilinastust ka tihti esile toodi, just see et see film on naiste lugudest ja tegelikult just küüditamise puhul ei saa öelda, et naiste mälestused küüditamisest oleks kuidagi alaesindatud siis taasiseseisvunud Eestis, sest kui te olete kursis statistikaga, siis rohkem küüditati naisi kui mehi ja rohkem naisi jäi ellu. Nii et mingis mõttes on loogiline, et ka neid siis elulugusid ja mälestusi naistelt on täitsa palju. Aga Ene Kõresaar, Tartu Ülikooli etnoloog, on just välja toonud, et kuna elulugusid ja mälestusi koguti selliste avalike kutsete kaudu, siis see formaat teatud määral määras ka ära, et kuidas ja mida räägiti. Ja just neid valusamaid kogemusi selles formaadis väga palju ei ole. Nii et selle tõttu ma tahaksin just küsida selle filmi kui selliste naiste loo kohta. No mul on nagu selline taust, et kui ma läksin Helsingisse õppima, siis ma läksin ka õppima soo-uurimust ja see oli selline, et mind nagu huvitasid, et kuidas rääkida naiste loost. Ütleme, sõdadest on tihti kirjutatud, ikkagi sõjadest kirjutavad mehed ja siis on lahingutest kirjutatakse ja põhiliselt, kes võitis ja kes kaotas, aga siis see üksikinimese lugu ja siis see naise lugu, miks see on nii nagu selline, seal on üks asi, see on seksuaalne haavatavus. Tegelikult on see ka meestel, kui sa satud, siis siin ka mehi alandatakse seksuaalselt. Aga nüüd siis see seksuaalne alandamise pool ja siis, kui mu tegelikult ema tädi kinni võeti, siis minu vanaema oli enne seda, käis, siin jutust tuleb ka välja, teda kuulati üle ja siis öeldi, et saada need oma kaksikud ööseks siia, siis nende juurde, sinna NKVD meeste juurde, siis me ei küüdita teid ära ja muidugi vanaema ei teinud seda. Nii et oht vägistatud saada, et seda ma siin nagu ei tule siin esile, aga lapsepõlves ja noorus ma ikkagi kuulsin, et õnneks meid vaikega ei vägistatud ära. Ema ütles alati niimoodi ja see lause oli minu jaoks väga hirmuäratav. Ma esitaksin võib-olla sama küsimuse Lilli sulle ka, et ma ei tea, kas selle, nii selle nii-öelda järelmälu kohta kui ka naiste lugude kohta, et sa oled küll veidi noorem kui Imbi, aga ma ei tea, kas sa pead ennast teise või kolmanda põlvkonna liikmeks, et see distants nendest kogemustest ühest küljest ja siis just see oma romaani Söö ema sa ju ka lähened tegelikult nendele teemadele mingis mõttes ka naiste vaatepunktist. Jah, no ma arvan, et need lood, mida ma olen oma raamatutes rääkinud, et mina olen pigem see kolmas põlvkond, siis kolmanda põlvkonna mälu või järelmälu. Aga ma tahan siit veel kinni võtta sellest kohast, et just nagu sellised filmid ja raamatud, et kas nad on siis dokumentaal või on nad ka ilukirjandus, et see on ikkagi see koht, kus keegi räägib. Ja neid, kes räägivad, on tegelikult vähe, sest seda on väga-väga raske teha, nagu me siin filmis ka nägime. Aga kui keegi suudab endas leida selle julguse ja jõu ja tuua see enda jaoks häbistav ja alandav ja vägivaldne kogemus, mida ta tegelikult ei taha meenutada. Et kui ta räägib selle välja, siis tegelikult mulle tundub, et see on kergendus ka paljudele teistele, kes on midagi sarnast läbi elanud ja võib-olla mitte kunagi ei kavatse sellest üldse rääkida. Aga kui keegi räägib, siis ta räägib ka nagu teiste eest. Et jah, ja naistel on see tõesti võib-olla teistmoodi raske, kui ma ei tea tegelikult, ma arvan, et ka meestel on see raske, et kui me loeme meeste mälestusi teisest maailmasõjast ja selle järgsest ajast, siis tegelikult ikkagi ka lugedes mõnikord saad aru, et seal on need pausid. Et võib-olla kirjalikus tekstis
nad ei torka niimoodi silma nagu kuskil intervjuus, aga seal on sellised tühjad kohad, mis nagu ei sobi sellesse narratiivi. Aga mulle on küll öeldud ka, et neid naistelugusid me oleme juba kuulnud küll ja et miks ei räägita meeste kannatustest, et noh, ma arvan, et tegelikult siin ei ole mingit võistlust, kes rohkem kannatas, et see sõda ja okupatsioon on olnud laastav tervele ühiskonnale ja mida rohkem nagu me saame seda avada, nii nagu ta tegelikult oli ja nagu ta inimeste jaoks tegelikult oli, seda rohkem on võimalus, et ükskord see mõistetakse ka hukka ametlikult seal, kus seda peaks hukka mõistma, et see ei saaks jätkuda. Nojah, et siis, kui ma valmistasin seda filmi ette, intervjueerisin inimesi ja kui tuli see vägistamise teema või piinamise teema, siis ükskord me olime koos kõik all filmis seal ja siis ma rääkisin, siin olid Mäluinstituudi ajaloolased ka, Meelis Maripuu ja Toomas Hiio ja siis oli see sama Enn Sarv ja siis ma ehitasin seinale üles nagu, kuidas ma selle filmi struktuuri ja siis ma olin teada saanud nagu nendest vägistamisasjadest või seksuaalse alandamise ja ma olin nii šokeeritud sellest, et ma nagu ütlesin seal välja ja ütlesin nagu, ma ei mäleta, kuidas ma ütlesin, aga siis mul oli endal selline ja siis ma nägin, kuidas Enn Sarv vajus diivani sisse ja ma mõtlesin, et tema on nagu selline eestiaegne härrasmees, et võib-olla ma kuidagi väljendasin ennast mitte viisakalt. Ja siis ma õhtul helistasin talle ja siis ta ütles, et see on väga oluline teema, mis ma tõstsin, et ka meestega juhtus väga hirmsaid asju aga keegi ei ole andnud sellele nagu väljendit või sellest ei ole tohtinud või sellest ei räägita, sest me ju vägistamine üldse selline teema, et nüüd hiljuti ühes hooldekodus vägistati ära 6-7 naist, vana naist, hoiti, põhiliselt olidki nagu mingi sellised seksi, kuidas see öeldakse, nagu pantvangid, aga see, kuidas ühiskonnas ja õigussüsteem on reageerinud, kavatsen sellest kirjutada, et kui on vanad naised, siis nad ju midagi ei tundnud, nad olid dementsed, siis see tegelikult räägib ka midagi, et me ei ole ikkagi piisavalt nendel teemadel vist rääkinud, kui empaatia, kui me reageerime niimoodi, seal, kus on õigus. Siin on ka filmis juttu nõukogude õigus, mida see tähendas. Ja kui me täna õigus reageerib niimoodi, siis sellesse teemasse, siis ma ei tea, siis ma mõtlen, et me peame palju rohkem rääkima, et see, mis sina ka nagu, mis ma tahan öelda sinu raamatute kohta, kas või Minu venna keha, et selle raamatu pealkiri on juba kunstiteos, Minu venna keha ja see on siis me rääkisime ka möödunud nädal, kui kohtusime, et mu emal oli ka üks vend, kellest siis ei ole räägitud, siis oli ka ainuke poeg, siis ma olen teada saanud, et ta siis ka Gulagis suri ja nüüd on ta nimi seal memoriaalis ja nüüd, kui oli Prohvetlihi õndsaks kuulutamine, peapiiskop Prohvetlihi, siis oli nimede ettelugemine ja siis ma, kui olin kirjanike grupis, kes lugesid ja siis Jan Kaus ütles minu onu nime, siis ma mõtlesin, olen mõelnud selle peale ka pärast, see on minu ema ja õdede, nende venna keha, et see pealkiri on juba nii suur arhetüüp, mille ümber me peaksime tegelikult arutama nii ja naa. Jah, et ma arvan, et see vend, et tõepoolest seal on prototüübid ka selles raamatus ja seal on oma päris lugu ka taga ja tõesti see vend temal on prototüüp, aga selle romaaniga
jälle üks see, mida sa just enne ka välja tõid, et see, kuidas nagu läheneda sellele teemale, et see oli tohutult problemaatiline, et ma arvan, et ma valmistasin ka väga pikalt seda ette ja just nagu sa ütlesid, et lõpuks sa saad aru, et sa pead ise minema sinna sisse või ise asuma sellele teekonnale või tegema selle koos nendega läbi, kelle kohta sa tahad teada saada. Et tegelikult ta on raske ja tõesti, et sa ei taha võib-olla kõike, sa ei tahagi lõpuni teada. Aga siis mina olen mõelnud niimoodi, et kui mina ei taha, ma ei taha midagi lugeda või ma ei taha kuulda millestki, et tegelikult kas mul on õigus seda mitte kuulda. Et kui teised pidid selle läbi elama, siis peab minul ikkagi olema ka see julgus ära kuulata. Aga see ka liidab inimesi, et tegelikult see on liitnud mind ja sind erilisel kombel, eks ole, et ma olen nii palju sinu peale mõelnud ja sina minu peale, lõpuks me oleme siin koos ja räägime ja isegi võib-olla mingi väike detail, et kuna minu isa oli metsaülem ja siis, kui sa ütlesid ükskord, et sinu vanaema teadis minu isa ja siis, kui need raamatud filmid tulid, et see läks su vanaemale korda ja siis, kui ma ütlesin seda oma isale, siis ta oli nii rõõmus ja siis tegelikult niisugustes äratundmise või sellise, Eesti on nii väike, me peaaegu kõik tunneme üksteist või teame üht või teistpidi, kui hakkame mingi sarnaste teemadega tegelema. Et need niisugused väiksed rõõmud ka, et keegi on kuskil empaatiline ja kuidagi see lähendab erilisel kombel. Jaa, tõrjutud mälestused on eriline mitmes mõttes. Ma ei tea, kas vaatajad nõustuvad, et seal on see Arnold Meri tunnistus ja kui ma olen tuttav laiemalt rahvusvaheliselt seda tüüpi filmidega ja sellist tunnistust ei ole tavaliselt, see on väga haruldane, et keegi, kes on siis kaasosaline, õigustab veel neid tegusid, et see on, ma ei tea, kuidas sa selle said, aga tegelikult ma tahan küsida teise asja kohta, mis on ka väga eriline selles mõttes, et kuidas see lugu on jutustatud, et sa kasutad seal joonistusi siis mehelt, kelle nimi oli Baldajevi joonistused ja see keeruline on selle teema juures on see, et ta oli tegelikult vangivalvur, nii et need on ka ikkagi kurjategijate või vähemalt kaasosalise poolelt tulnud siis kujutused sellest Nõukogude repressioonidest, nii et kas mina tegin kõva uurimistööd, et teada saada, mis joonistused need on ja kus nad pärinevad ja tollel ajal, kui sina nad kätte said, siis nad ei olnud ju üldse avaldatudki kuskil, et hiljem nad on Inglismaal avaldatud raamatuna. Saksamaal ka. Ja, et kas sa räägiksid vaatajatele, et kuidas sa sattusid nende joonistuste peale ja teiseks, et millised probleemid on, kui me kasutame selliseid allikaid, et nagu me oleme rääkinud nüüd selle poole tunni jooksul, et selliseid lugusid ei ole sugugi lihtne jutustada ja sa pead kasutama seda, mis on, eks ju, et kui su ema ja tädi ei taha rääkida, siis sa seal intervjueerid palju teisi naisi, et seda kogemust laiemalt kirjeldada, aga siis need joonistused on ka üks selline viis, et kuidas veel mingi dimensioon lisada, aga samas nad on problemaatilised ka tegelikult, kuidas nad kujutavad seda vägivalda, eks ju. Ma arvan niimoodi, et nende joonistusteni jõudsin ja ikkagi memoriaali kaudu, et sealt nendega suheldes sain mitmeid viiteid ühele või teisele materjalile ja siis oli meil selline assistent allfilmil, kes siis, kellel olid head suhted Venemaal ja nendes arhiivides, et ta oli juba varemgi teinud erinevat koostööd, nii et ta sai siis kokku selle Baldajevi lesega ja siis see lesk lubas neid pilte kasutada, nii et selles mõttes olin jah, nagu
nagu eeskäija, et need olid haruldased dokumendid, sest võib-olla kuskil on filmitud, aga neid Nõukogude repressioonidest neid on siiski väga vähe, nii et need Baldajevi joonistused on ikkagi väga haruldane tõestusmaterjal. Jah, võib-olla siis üks küsimus, mille me veel ette valmistasime, olid just need vaatajate reaktsioonid, et sa natukene rääkisid seda tagasisidet, mis sa oled ka rahvusvahelistel festivalidel saanud, aga oskad sa veel öelda selle kohta, et kuidas inimesed on nüüd läbi selle 20 aasta seda filmi vaadanud ja mingeid selliseid huvitavaid kogemusi sellega seoses? Ja mul on nagu palju, et selles mõttes, et see on nagu laialt levinud ja siis mu raamat on ka 9 keeles ilmunud ja siis kuidagi see raamat ka paralleelselt on läinud ja näiteks üks selline oli väga huvitav, et ma avastasin, et Küprose ülikoolist on üks hoopis noorema põlvkonna või minust noorem teadlane uurinud ja kirjutanud just selle filmi ja raamatu põhjal oma uurimustöö, mis on antud välja ka, see oli kuskil 2000, võib-olla 20, see kuulus kirjastus Brill, et seal on terve peatükk, siis kus ta seda raamatut või filmi võib-olla mõlemaid raamatut ka analüüsib, sest tal on endal selle Küprosega seoses sarnased kogemused, et ta ema on põgenenud, Küpros läks 2. Et siis inimesed nagu, siis ta nagu jälgib seda nagu teise põlvkonna kogemust ja siis enda kogemust, et see on nagu, aga see, ma ütlen niimoodi näiteks, et siis me tegime ka, ma olin 2007 Ameerikas, siis mu film avas ühe filmifesti kommunismi pärand ja mäletamine ja siis me tegime ka Holokausti muuseumi inimestega koostööd, et olid nagu võetud need minu filmist katkendeid ja nendel mingeid katkendeid ja siis vaatasime, kuidas see valukeel on ja kuidas ta siis mõjub sarnaselt. Ja see oli huvitav, et ma käisin siis pärast seda Marylandi osariigis mitmetes ülikoolis ja kolledžites, kus olid ka põgenenud inimesi Aafrikast või Iraanist või Iraagist või kuskilt, et siis tegelikult need kontaktid, mis mul on olnud või et seal, nagu Nõukogude Liit on tegelikult ju väga palju mõjutanud, et üks mu Iraagi sõber ütles nii, et KGB koolitas seal Iraagis siis külma sõja ajal kõik välja, nende KGB ja siis oli selline anekdoot, et kui Moskvas vihma sadas, siis Iraagis avasid kõik vihmavarjud, et kõik pidi tegema Moskva järgi. Nii et see nagu, et see raamat ja film mõlemad on nagu kõnetanud eri viisil seal, kus uuritakse mälu. Et siin on nagu nähtud sellest teatud niisugust erakordsust, nagu sa ütled, et Arnold Meriga, et see oligi väga, need pausid, mis seal on, need olid veel pikemad, pidin lõikama ära, et tal oli raske rääkida ja tegelikult ma räägin sellest ka, et ma oleks tahtnud temast teha eraldi filmi, nii nagu on Hitleri sekretärist tehtud. Ja ta oli isegi nõus, aga siis see, mis juhtuma hakkas pärast seda, oli nii, et Vene saatkonna inimesed olid seal peaaegu alati kodus ja siis Helsingi ülikooli dotsent Juhan Beckmann, kes on tänaseks saanud ka Vene kodakondsuse ja kes on tõesti nagu korraldas tohutu skandaali 2008, kui minu Sofi Oksonini raamat kõige taga on hirm ilmus. Nii et tema siis istus kogu aeg Arnold Meri juures, nii et ma ei tahtnud sinna minna, sest see Vene saatkond ja kogu see, nii et mul jäigi nagu see tegemata, aga see film või need intervjuud, nii palju kui siin on, seda on, aga ta kuidagi hakkas nagu avanema mingi asi, mingi võlujõud või et sealt oleks saanud midagi huvitavat, aga ma võib-olla mõtisklen edasi.
Me peame lõpetama 5 minutit enne 8, kuna siin tuleb seanss veel pärast, aga ma tahaksin anda ka vaatajatele siis võimaluse küsida Imbi ja Lilli käest, kui on mingeid küsimusi. Seda ma tahan ka öelda, et sina ise kirjutasid analüüsides, et ma ikka üllatun jälle, kui ma olen näinud, see oli rahvastikuaruanne või kuidas see on, 2016-17. Ja, et sa oled toonud selle tõrjutud mälestuse sisse ja keeles ja kirjanduses ja mujal ka, et see ajaloo trauma mõiste sisse toomine võib-olla nagu laiemalt nagu kollektiivsel tasandil. Et see on olnud küll ka mulle oluline, et see on tulnud meie keelde ja meelde. Ja võib-olla Lilli, sa tahad seda kommenteerida, et selles mõttes jah, Imbi on siin nagu raja sisse lükanud, et tegelikult just minul oli ka see üllatus, et kui ma lugesin ka neid enne kui elulugusid hakati koguma ju Rootsis avaldati 70-ndatel päris mitu sellist küüditamise ja vangilaagri kogemust kirjeldavat raamatut, sellist dokumentaalset ja seal nagu üldse sellist isiklike traumade keskset lähenemist ei esine, et see on väga selline mingis mõttes üsna selline ratsionaalne aruanne sellest, mis toimub, et selles mõttes, kas sa tunned, et kuidagi mingid asjad on, mingid käsitlusviisid on võimalikuks saanud nagu tänu Imbile? Ma arvan küll, et selle filmi üks väga oluline tähtsus ongi selles, et vaataja, kellel võib-olla on sarnane kogemus või kelle vanematel on sarnane kogemus ja tegelikult kahjuks ka praegu, eks ole, on meievanuseid ja nooremaid inimesi, kellel on sarnane kogemus. Et nad saavad aru, et see on nagu, see ei ole nende süü, see ei ole nende häbi, vaid see on selle häbi, selle süsteemi ja nende täidesaatjate häbi, kuigi nemad ise aru ei saa. Ja teine pool, mis on ka hästi oluline, see sama, et see nagu Arnold Meri siin rääkis ja ka need joonistused, mis tegelikult ju näitavad selle vangivalvuri okupandi tema poolt, et me tegelikult peame ka seda poolt kuulama väga tähelepanelikult, sellepärast, et see aitab meil aru saada, kuidas meid tegelikult on nähtud või meie eelnevaid põlvkondi on siin nähtud. Et see ei ole nagu midagi isiklikku, vaid see on totalitaarne süsteem, dehumaniseerib. Ja kui sa oled selle sees, siis sa tegelikult, sa ei suuda seda vastu võtta. Sa näed ennast inimesena, aga süsteem ja selle täideviijad ei näe. Et kuidagi, ma arvan, et siin filmis on nagu need vaated nagu meile välja toodud ja me saame nendega tegeleda, me saame nendest aru, me saame nendega edasi minna, et see on hästi tähtis. Ja võib-olla see ka, et kui ma nüüd tahan natuke raamatust mainida, et seda tüüpi kirjandus nagu tõrjutud mälestused, seda mõtestamise kirjandus oli ju Nõukogude Liidus keelatud, et kuidas sa mõtestad, et sa tegelikult ka ma siin otsin ju poeetilist keelt, empaatiat, lohutavat keelt, sellist visiooni, et see, kes loeb, see näeb ja tunneb ja samal ajal saab ka nagu lohutatud. Et see ongi võib-olla, et seda, mis ma olen nagu Eesti ühiskonnas kogenud, et sellist tüüpi, seda nagu ei osata ka seda kirjandusteost, et kuidas siis seda nüüd siis sõnastada. Ja siis, kui sa küsisid, kas on mingid erilised kogemused, siis sellel aastal oli Helsingis Glockrike teatris selline sari nobelistid, naisnobelistid ja siis paluti kirjanikel, anti kõik need erinevad, kes siis pidi sellest või teisest kirjutama või kellegist, kes on selle jalajälgedes. Nii et siis selline kirjanik nagu Emma Jusliin, siis ta küsis, kas tema pidi kirjutama Svetlana Aleksejevitsist ja siis ta kirjutas mind sinna näidendisse, keegi näitleja siis esitas, nii et sa liigud nendes jalajälgedes, et õnneks Svetlana Aleksejevits on saanud Nobel-preemia umbes sarnase stiili ees, mida ma kirjutan. Et see oli mulle ka natuke nagu lohutus, et sellised nagu
sellised nagu jagamise hetked ju ka tegelikult kõik on samal ajal liidavad, et jah. Nii, meil on aega veel 1-2 küsimuseks, kui on soovi. Jah, seal taga. Ma taha hääleks, on üks küsimus, aga kuidas praegu siin välja? No see oli tõesti liigutab, kus paikuse hetked, et kui ma midagi ületud, siis on lihtsalt kõrvale igapäevase kogemus näiteks minu abikaasa vanemad, kes mõlemad on küüditatud, mis on vanustes 88. Ja nemad räägivad hommikul kohvi kõrvale. Neid juhtumisi seal, siis see määrata on see peab tuleb mulle leida. Et mul on see tunne kogu aeg, et nendest tundust, et nemad räägivad, et niimoodi tunnet, mis tegelikult on lahti ühendanud. Sellest, et kui päriselt, kui sa ise istud samas köögis ja see päriselt kuuleb ja lubab endale mõjuda, siis oleks nii, et appi on süda lihtsalt nagu kuidagi kautus seest välja. Aga ärge seda vahet oma uuringute või kirjutatud käigus ka sellist koha, et sellega on võimalik ühendust saada või seda kaasama sellisel moel. No just selline, tegelikult see nõuab julgust ka rääkida tunnetest või rääkida, ja see on ka kollektiivsel tasandil. Sinu kõrval istub üks tore terapeut, Ivar Raab, kes just hiljuti, kellega ma hiljuti tuttavaks saanud ja kes luges ka mu raamatuid ja kes on öelnud, et just see nagu emotsionaalne intellektuaalsus või avanemine ongi meil kollektiivis võib-olla üks raskemaid asju, et näidata tundeid, kuigi see kõik juba vaikselt muutub ja aga jah, et võib-olla ma lisaksin veel, et tegelikult ma arvan, filmis on ka huvitav see, et inimestel on erinevad viisid selle kogemusega toime tulla, eks ju, sinu ema ja tädi on selle tegelikult eelistavad sellist vaikimist, on eelistanud, aga Hilja Rüütli näiteks, seal on ilmselge, et see must huumor on nagu mingis mõttes ka tema viis seda kuidagi, seda hirmsat kogemust tegelikult töödelda, nii et alati ka ühesõnaga mitte rääkimine ei tähenda allasurumist, vaid ka sellised, ka kui me mõtleme Jaan Kross näiteks, ma ise olen märganud, et ka tema ei tahtnud kunagi sellises nii traumaatilises võtmes oma laagrikogemustest rääkida, vaid pigem just sellised, see huumor annab ka mingis vahel sellise üleoleku tunde, eks ju. Aga ma tahan öelda, et Hilja Rüütli oli juba, siis kui ta kinni võeti, ta oli juba üliõpilane. Minu ema ja tädi olid alles lapsed, või selles mõttes olid just saanud 18, aga see vanus ka ja kuhu sa ja kuidas sa oled, mis on su vastupanu need vahendid, aga ma pean ka ütlema niimoodi, et ka mina olen üles kasvanud sellega, et sugulased saavad kokku ja siis räägitakse Siberist hästi palju, aga kogu aeg tehakse nalja ja kogu aeg on anekdoodid, nii et nagu tead küll, et midagi traumaatilist on olnud, aga see nalja tegemine, et sellest nagu üle olla, et kõik seal vanemad inimesed seal teavad, milles on asi, aga siis lapsed kuulavad ja siis kuulavad selle asja kohta hoopis anekdoodi. Jah, meie veel on seal küsimus. Ma tahaksin tänada, et tublid Eesti naised on võtnud selle töö, mida mehed on jätnud tegemata. Kunagi ma Laarile ütlesin ajaloos, et ma jätnud midagi tegemata. Mul tuleb meelde, ma nägin siin praegu Heino Noor, et minu isa ja Haapsalus ja Heino Noor olid pinginaabrid ja Heino tihti rääkis neid asju, isa oli surnud, aga ma Heino kaudu sain teada, kuidas nad hääldasid kaevada, sain kujuda, Heino seda hilisema vangilaaded ja kõike seda. Aga üks asi, mida ma olen mõelnud ja märgamisest oleme rääkinud, et ma arvan, et Eesti
liin, ka Memoriali liin, kui me uurisime Teet Killakuga Tetselturi, et Memoriali mehed Razumov, kes meie Leedukeses ordeni sai, Nutluse näol ütles, et näed, et Jüri, et ei olegi eestlast seal, vaid on 4500 Levassova kandis. Et tegelikult oli on, et Eesti riik võiks rohkem tähelepanu pöörata just nendele momentidele, et avada seda lugu, seda ajalugu, sest praegu tulevastel põlvedel oleks ikkagi vaja seda teada. Aga suur tänu, et teie 3 tubli Eesti naist olete sellega tegema. no ma, aitäh. No näed sa, koer ka kohe reageeris. Aga ma arvan niimoodi, et see töö kogu aeg käib, see, et me oleme täna siin ja Mäluinstituut on selle korraldanud ja toonud meid kokku siin 3 ja me saame mõtteid vahetada ja publikuga, et see töö ongi nagu hästi aeglane ja tegelikult kui me räägime, me ei pea isegi võrdlema, aga holokaustist ei ole piisavalt räägitud, et ka antisemitism on selline nagu vähkkasvaja, nagu haigus, mis võib jälle sobival hetkel vohama hakata. Ja kõik on selline, et me peame, ja mina olen ka Iisraelis olnud ja suuremates kinodes koos Iisraeli režissööriga meie filme näidatud koos ja me oleme koos kõiki neid asju arutanud. Nii et mis ma tahan öelda, et noh, jah, et me vajame võib-olla, et ma ei oskagi öelda, mul on nagu lihtsalt väga hea meel, et teie siin kõik olete ja Mäluinstituudiga, kelle ajaloolastega ma olen teinud aastaid koostööd ja Tartu ajaloolastega, mälu-uurijatega, et jah, et see on sellega, me peame kuidagi jätkama. Ja selle noodiga võib-olla tahakski lõpetada, eriti nagu Lilli ja Imbi mõlemad välja tõid, et see on seda olulisem nüüd selles praeguses rahvusvahelises poliitilises kontekstis, kus me oleme aru saanud, et see, et Venemaa kunagi tõsiselt ei võtnud Nõukogude repressioonidega tegelemist, seda mälutööd ei teinud ühiskondlikult, et see on ka otseses seoses sellega, milline toetus on tegelikult ka inimeste seas sellele sõjale, mida Venemaa peab siis Ukrainas, ja kes siis muud kui need demokraatlikud riigid, siis endised Nõukogude Liidu vabariigid, nagu meie, nagu Ukraina, nagu dissidentlikud Valgevene kirjanikud ja filmitegijad, peamegi seda rolli täitma ja see on väga oluline töö, mis on vaja teha ka rahvusvaheliselt, nii et mitte ainult meie enda jaoks, vaid kogu maailma jaoks. Aitäh kõigile! Aitäh! Ja eelkõige Imbile ja Lillile!